Tšau, tulen sulle ühte videot tegema, istun siin väljas ja teen ühte mõnusat käsitööd, sest et hetkel on see minu aeg. Ja tahtsin sulle rääkida erinevaid lugusid, mis järjest rohkem nagu silma paistavad. Ja need lood on seotud naistega ja need lood on naistest, nende suhetest ja kõigest sellest, mis nendega siis nende suhetes toimunud on. Miks ma seda jagan, on see koht, et ma olen ise selle ka läbi teinud 13 aastat tagasi umbes. Sama koht siis, kus ma suhtes olin täielikult ära hääbunud, enda standardid olin nii alla lasknud kui võimalik, iseenda heaolu pärast väga ei hoolinud, vaid et tähelepanu oli lastel, kodul, mehel ja et teised ka ikkagi näeksid, et kõik on ilus korras ja kõik on nagu hästi, et ma olen nii tubli naine. See oli minu lugu, aga väga palju naisi siis on sattunud minu vaatevälja, kes on ka oma suhetes nii katki läinud ja iseennast mitte austades on nad tõmmanud endale ligi inimesed ja olukorrad siis, kus ka teda ei austata. Eelkõige näitavad välja seda lähedased, ütleme siis partneri näol ehk mehe näol ja sealt edasi siis ümberkaudsed. Ja need situatsioonid, mida sügavamal sa selles, ma tahaks öelda selles pasas oled, selles enda alaväärtustamises, seda rohkem siis välismaailm sulle näitab seda, mis võib toimuda selle naise füüsilises kehas, on see, et tema elujõud hakkab hääbuma. Ta tunneb endas tohutut frustratsiooni, väsimust, rahulolematust ja see rahulolematus samas suunatakse oma lähedaste peale, teadmata, et rahulolematus on tegelikult iseenda suhtes, sest et standardid on nii maas. Ja mida füüsilises kehas võib veel tekkida, on aneemia, sest aneemia on juba väga-väga tugev enese alaväärtustamine. Igasugused verehaigused samamoodi, aga üldjuhul need naised saavad, pigem on jah, sellised saavad sügavaid väsimusi, kuidas seda öeldakse siis, läbipõlemist väga ei diagnoosita veel, aga nad saavad siis jah, tohutu väsimuse kogemuse ja lihtsalt see on selline surnud ring, kus nad on, selline tugev ohvriroll ja eluisu nagu kaob ära, et milleks üldse elada siin. Ja kui sa oled tugevas ohvrirollis, kui need naised nagu jagasid enda kohti, kus nad on, siis nad ei näinudki lahendusi ja nii ongi, et kui sa oled tugevas ohvrirollis, siis sa ei näe mitte kuskilt väljapääsu. Et sellepärast, et sul ei ole ka enesearmastust, sa ei tea, mida sa teha, jõudu ei ole ja siis on selline seisakutunne või? Ei edasi, ei tagasi, võib-olla sihuke augustunne. Ja mida nagu nendele naistele öelda, kes nagu tunnevad ennast selles kohas. Ka see, ütleme nii, et see ei ole kerge sealt välja tulek, aga kui sa sellest kohast oled välja tulnud, siis sa tunned ennast nagu maailmatuma, vägevaima naisena. Et see tahab tugevat tööd iseendaga. See tähendab seda, et sul tuleb jälgida tugevalt ja pidevalt enda mõttemaailma
mida sa mõtled, mis mõtteid sa endale pähe paned, mis lugusid endale sa räägid. Tähelepanu kõikidelt teistelt tuleb panna ainult iseenda peale, sest et ega teised ju peegeldavad sulle sinu enda mingisuguseid teemasid, mis sinu sees on. Ja süüdistamine ka tuleb kohe ära nullida, nagu mitte mingisugust süüdistamist ei saa teha. Kui sa näed, et see inimene, kes on sul trigerdaja, nagu mingisugust asja teeb, siis pigem tuleks distantseeruda ennast kõrvaltvaatajaks ja sealt siis nagu edasi küsida endalt küsimusi. Kõik see jutt ei kehti sellisel juhul, kui kogu selle muserdunud elu sees on vägivald. Ehk siis kui sulle tehakse füüsiliselt liiga, siis on kiired jalad. Selles mõttes siis ei ole mitte mingisugust järeleandmist, ja isegi seda mõtet, et mees mind ikkagi, aga nendel headel hetkedel, kui tal on kõik hästi, siis ta mind armastab ja siis on temaga tore, siis see ei ole vabandus enam, et kui ikkagi juba füüsiliselt liiga tehakse, siis on kohe vaja muutus ette võtta. Ja siis sealt edasi nagu võtta enda ümber tugivõrgustik ja siis hakata tervenema. Aga mis on hästi oluline, mis need naised on ära unustanud, on see, et neil pole nagu täidetud oma baasvajadusi. Ja ma ei oskagi nagu seda täpselt sulle öelda, kuidas seda kirjeldada, mis nende sees võiks selles hetkel toimuda. Aga nad nagu ei oskagi ennast nagu esikohale panna ja seetõttu neil ei ole isegi kui räägitakse baasvajadustest, siis nad on sellises keerulises seisus, et nad ei teagi, mis need on ja kuidas neid baasvajadusi siis enda jaoks täita või kuidas võtta enda jaoks see aeg ja lõõgastada oma meel, lõõgastuda nagu kehaliselt ja lihtsalt nautida seda iseendaga olemist. Ja ma nii tahaks, et need naised valiksid enne seda teha, kui elu neid, kuidas ma ütlen, jalaga tagumikku annab siis. Ehk mina olen saanud elult jalaga tagumikku isegi 2 korda. Ja ma tean, et enam ma ei lase, sellepärast et olen nagu tõstnud oma standardeid ja 2 korda oli ühes suhtes ehk siis ühe mehega ja tegelikult 3. korral ma nägin, et mingisugused sarnased mustrid hakkavad tekkima ja ma nägin, et minu ühendus iseendaga nagu hakkab kaduma, siis ma lihtsalt vaatasin üle, mis olukorras ma olen, mis seisus ma olen, kus ma olen iseendal nagu latti nii alla lasknud, et raske on hingata. Ja siis lihtsalt hakkasin tegema teistmoodi, hakkasin muutma, hakkasin rääkima. Ehk siis ma ei tahaks enda teemadel detailidesse laskuda ja ma ei tahaks ka teiste teemasid siia tuua. Aga see ongi see koht, et kas sa saad käia normaalselt näiteks pesemas. Sinu baasvajadus on see, et käia pesemas. Kas sa saad võtta endale selle aja, et käia rahulikult pesemas? Kas sa saad võtta selle aja, et rahulikult nautida oma toitu? Kas sul on võimalik istuda maha ja siis võtta see teetass ja juua teed? Kas sul on võimalik minna jalutama? Et iseenda eest hoolitsemine, iseendale naudingute pakkumine ei tähenda seda, et sa käid kogu aeg kuskil spaas ja kosmeetikute juures ja pediküüris, maniküüris. Ja siis see tõmbab lihtsalt nii paljud inimesed errorisse, ütleb, aga mul pole selle jaoks raha ja finantsilisi võimalusi. Siis tegelikult see, et sa lähed välja lihtsalt jalutama ja hingad, selle jaoks on sul kõik võimalused olemas. Ja isegi kui sa ei saa välja minna jalutama, siis sa saad ka toas lihtsalt korraks võtta selle aja. Kas või laste kõrvalt lapsed mängivad ja sa lihtsalt hingad.
hästi sügavalt sisse nina kaudu ja suu kaudu välja ja teed oma näiteks kõhu hingamist ja see juba võtab pingeid maha, see hakkab juba vabastama mingisuguseid emotsioone, blokeeringuid. Ja mida rohkem sa saad ennast neutraalsemasse seisundisse, seda rohkem sa hakkad nägema lahendusi. Sa hakkad nägema elu värve, kui sa saad endale vabamat hingamist. Sest et need naised, kes on sellises seisus, kus eluisu enam ei ole, siis nad näevad, et nad on lõksus, nad ei näe vabadust, nad ei näe väljapääsu, nad ei näe seal mitte midagi. Ja nad üldjuhul on nii stressiseisundis, et nad ei hinga ka korralikult, et nendes on mingisugune pinnapealne hingamine niimoodi ja siis õlad ja kael on kinni ja tunneb, et kogu raskus on seljas ja seal võivad veel igasuguseid füüsilisi aspekte olla, mis nagu välja löövad, näiteks mingisugused tugevad peavalud ja üldjuhul siis ei paku see inimene ju ka endale hoolitsust, ehk siis ei söö korralikult, ei joo korralikult, väsimuse katteks minnakse, haaratakse hoopis mingisugust kräppi ja võib-olla, et jah, see magamine on kehva, sest kogu aeg on pingeseisund, on vaja kogu aeg otsida väljapääsu, tegelikult kõnnid nagu ringiratast kogu aeg. Ühel mentoril oli väga hea ütlus selle kohta, et kõnnid nagu eesel ringiratast, et oma saba on suus, et jah, et korraks on vaja midagi teistmoodi teha, peatuda ja midagi teistmoodi teha, et hakata sealt sellest surnud ringist välja tulema. Ehk siis, kui sa saad juba nagu hingamist sügavamaks, pikemaks, keha saab hapnikku, siis juba sa lõõgastad. Ja kehal on vaja tervenemiseks kindlasti ka hapnikku. Kui sul on võimalused, siis loomulikult sa saad käia teraapias või sul on oskust ise hakata neid emotsioone välja laskma endast, mis sa oled alla surunud, sest ilmselt sa oled seda teinud, sest muidu sa ei oleks nii sellises augus. Et siis on vaja lihtsalt emotsioone hakata välja laskma, et kõikide oma tunnetega tuleb kokku saada, siis ühendust saada ja välja öökida, köhida, rääkida. Väljarääkimisel on jälle need asjad, et kui sul on mingisugused olukorrad, mida sa tahad välja rääkida, siis räägidki 1, 2, 3 korda ja siis paned kõrvale ja lahustad seda emotsiooni sealt, kui sul tuleb viha selle jutuga, siis lased välja lihtsalt. Sest kui sa jääd seda ketrama, siis sa tõmbad seda energiat juurde ja teiseks on see, et sa satud selle iga kord selle jutu rääkimisega ohvri rolli. Hingan vahepeal ise ka. Sel hetkel, kui minul oli see seis ja ma räägin sellest korrast, kui ma esimest korda üldse see elus mind tabas, siis 13 aastat tagasi, siis mina käisin teraapiates, mina leidsin oma ühendused, oma inimesed, hakkasin käima koos. Tookord siis läksime metameditsiini õppima, kuna ma sellest teraapiast sain abi ja me käisime oma grupiga koos ikkagi päris pikka aega, siis iga kord ma lausa ootasin seda võimalust, sest et seal toimus minu jaoks väljahingamine ja loomulikult ma vahele võtsin teraapiaid ja ma ise tegin ka mingisuguseid harjutusi, mis nagu tõstsid mind. Ja sel hetkel, kui nagu oli vaja neid emotsioone välja elada, siis ma mäletan, et kodus olid väga keerulised olukorrad juhtunud ja need värvid, mis mul siis olid seintel, et need iga kord aktiveerisid minu alateadvuses seda kogemust, siis ma hakkasin kodus remonti tegema ise. Ehk värvisin ära kõik seinad ja seal, kus oli vaja pahteldasin ja lihvisin ja ma elasin väga palju neid emotsioone ja seda raskust välja läbi oma käte siis, kui ma tegin remonti, ehk siis, et ma lihvisin seinu ja põhimõtteliselt see viha ja viha alt tuli välja see nutt, on ju, ja kõik see, mis ma olin alla surunud, et kõik see pani mind väga kiiresti tervenema. Ja ma mäletan, et sellest esimesest suurest laksust ma olin aastaga põhimõtteliselt väljas. See tähendab seda, et kus ma olin nagu totaalselt, mul oli jõud tagasi,
ma olin särav, et mu silmad särasid, ma väärtustasin ennast, ma sain aru, kes ma olen, mida ma teha tahan. Ma olin õnnelik iseendana, et ma ei pannud nagu seda õnnetunnet kellegi teise vastutuse alla, vaid et mina ise siis tegin seda olukorda. Ehk siis mina ise lõin selle, et kas ma olen õnnelik või ei ole õnnelik, et kellegi teise vastutada see ei olnud. Ja kui ma tundsin kurbust, siis ma tundsin kurbust ja ei olnud keegi selles süüdi. Aga mis siis teha üldse? Et need naised, kes on nagu totaalses augus, need võivad ka olla mehed, aga ma räägin läbi naiseliku perspektiivi, sest et läbi oma kogemuse, et ma kujutan ette, et on ka neid mehi, kes on väga katkised. Aga kui on siin kuulajaid ka mehi ja neid kõnetavad, siis väga tore, et nad saavad siit ka mingisugust informatsiooni. Aga siis minu jaoks olidki need kokkusaamised, siis see minu võrgustik, minu tugivõrgustik, kus ma tõesti käisin, ma tundsin, et see maailm on minu jaoks nii põnev, ma sain suhelda ja isiklikul tasandil siis ka mul muutus toitumine, ma hakkasin toitumist muutma, sest et kui ma olin enam-vähem oma emotsioonid tasakaalu saanud ja ise tasakaalu saanud, siis ma avastasin toitumise maailma ja sain aru, et see toit, mida ma sõin, et see nagu üldse ei resoneerunud minuga enam, et ma valisin hoopis midagi muud. Hakkasin katsetama kõigepealt lihast loobumist, sest et sain aru, et kui ma liha söön, et siis mul läheb süda pahaks. Jättes liha menüüst välja, siis tundsin ennast hoopis teistmoodi. Täna ma tean tegelikult, et seal liha söömisega on mingisugune emotsioon, et tol hetkel ma ei pööranud sellele tähelepanu, sest et see veganlus oli hästi moodi tulemas just ja see ei olnudki minu jaoks oluline. Ja täna ma vaatan ka, et tegelikult see liha söömine ei ole minu jaoks nii oluline, et ma söön siis, kui keha küsib, et ma iga päev ei tahagi liha süüa üldse. Ja ma tegelikult, keha ei taha üldse seda tavalist liha süüa, mida müüakse, et minu jaoks on see saastunud. Ehk siis igasuguste muude jamadega see loomad toidetud, süstitud. Aga samamoodi see hetkel ei ole oluline. Mõtle, mida ma siis tegin, et ma hakkasin rohkem vedelikku jooma, piimatooted jäid ära, teraviljatooted, suhkur ja see oli nagu tohutu laks ülespoole mulle, sest et mingisugused X probleemid, mis mul olid olnud tervisega, lihtsalt kadusid ära. Ma särasin, mu nahk säras, ma tundsin ennast hästi, ma tundsin ennast vitaalsena, lihased olid trimmis ja kui sa tunned nagu iseennast ka nii hästi, siis sealt järjest rohkem, siis sa saad jõudu üles endale tuua, et teha elus need muudatused, mida sul on vaja teha. Ja ma mäletan, et ma sain nagu ülihästi hakkama, otsused olid kindlad ja see oli nagu nii äge tunne, kui sa oled nagu olnud tükk aega mustas augus, et mul oli siis kuskil pool aastat perioodi, kus ma ei mäleta oma elust suht midagi. Ehk siis see oligi kõige keerulisem aeg, kus ma olin nii totaalselt ühenduse iseendaga ära kaotanud. Ja ma küll käisin juuksuris aga see hoolitsus ei andnud mulle mitte midagi, sest et minu maailm hakkas nii tugevalt muutuma. Mulle tulid uued perspektiivid, uusi võimalusi näidati mulle. Ja täna ma tean, et kõik see laks, mis mul tuli, oligi seotud sellega, et ma saaksin võtta vastu oma jõu, oma väe, oma eluülesannet hakata täitma. Sest et enne seda ma olin täiesti tavaline inimene, kes sõi Coca-Colat, sõi palju saiakesi, hommikut alustas kas kommide või šokolaadiga, sest et lapsed olid väikesed ja töö, kodu, väiksed lapsed ja suvekodu, et see võttis oma jõu lihtsalt. Ja
mis siis ongi oluline, et baastegevused, sinu enda vajadused number 1, et sa hakkaksid märkama seda, et mida sa sööd, mida sa jood. Ja isegi kui sa sööd kräppi, siis ära anna endale selle eest pähe, vaid vaata sinna taha, et mis emotsiooni sa endast toidad, et kus oled sa ära kaotanud kontakti iseendaga, mis emotsiooni sa vajutad kinni, millele sa ei taha otsa vaadata. lihtsalt hakata neid küsimusi küsima ja küsimusega võivad tulla juba päris ägedad vastused, kus sa saad nagu kontakti mingisuguse enda teemaga, et oo vau, et ma isegi ei märganud seda. Aga soovitus on, et kirjutada üles vihikusse, et sa küsid küsimuse, kirjutad küsimuse ülesse ja tunnetad vastust ja kirjutad vastuse ülesse. Ja kui see vastus kohe ei tule, siis sellest ei ole midagi, jäta sinna vahe sisse ja kirjuta järgmine küsimus, küsi järgmine küsimus. Ühel hetkel, kui sulle tuleb see vastus mingi taipamise näol näiteks, siis sa kirjutad selle ülesse sinna. Ja niimoodi sa saad kaardistada ka ennast, et hiljem loed, et vaatad, kus seisus sa olid ja kuidas sinu areng on toimunud. Ja aga kõige suurem asi, mis tol hetkel ma ei teadnud seda, aga täna ma tean, on see hingamine, millest ma ka enne rääkisin. Minul olid lõõgastavad harjutused küll, mul oli siis kõige raskemal perioodil, minu mentor andis mulle harjutused, kus ma siis iga hommiku ja iga õhtu ja esimesed kuu aega tegin seda ka lõuna ajal, oli see, et ma hingasin, sügavad hingamised, nii et õlad pingest ära saada ja viisin ennast sellisesse kohta, kus mul oli hästi turvaline ja hästi hea olla. Ja ma viisin ennast alati siis oma suvekodu, oma maakodu mereranda, kus oli päike ja soe. Ja see aitas mind lõõgastada. Nii et ma tegin seda tõesti väga kohusetundlikult ütleks, sest et mina tahtsin saada sellest kohast välja, mul nagu tekkis see elusäde, sest et kui ma läksin oma metameditsiiniterapeudi juurde, siis minu tervislik seisund oli selline, et ma sain süüa külma jogurtit ja külma õuna ja juua külma vett. Ma nagu väga midagi rohkem süüa ei saanud ega juua, sest et ma hakkasin öökima kohe. Ja minu kehakaal kukkus siis ühe kuuga kuskil circa 10-12 kilo. Et ma ei ole nagu paks inimene olnud, aga siis ma olin ikkagi väga peenike. Ja ma põhimõtteliselt kõndisin nagu seina najal, sest et mul käisid totaalsed pearinglused. Ja ma käisin ikkagi edasi tööl, sest see töö andis mulle selle aja, kus ma sain teistmoodi mõelda, ehk siis ma ei olnud selle keerise sees, ehk mis mul seal elus keerles, vaid et töö ajal ma pidin suhtlema klientidega, teiste töökaaslastega, ma olin teises keskkonnas ja see oli mulle ka väga palju toeks. Kuigi jah, ma olin nagu nii totaalselt väsinud, aga see töö oli tol hetkel minu abiline, võib-olla ka minu päästja mingis osas. Nii, mis on veel vaja siia ruumi tuua? Ühed afirmatsioonid, mis päriselt ka mind aitasid, oli see, et kõige tugevamas madalseisus, kus ma ei uskunud siis iseendasse, ma tegin sellist asja, et ma läksin peegli ette. Ma valisin siis selle aja, kui mingi juuksekarv või mingi ämblikavõrk on siin nina peal. Jah, et ma valisin selle aja, et kedagi läheduses ei olnud või isegi kui oli keegi, siis ma panin lihtsalt ukse kinni, läksin vannituppa, vaatasin peeglisse ja siis ma hakkasin siia koputama. Ma olen seda varem ka jaganud ja samamoodi siis see minu mentor andis selle harjutuse mulle ja ma vaatasin peeglisse silma sisse ja ütlesin 7 korda, et ma saan hakkama, ma tulen toime, ma saan hakkama, ma tulen toime. Ja niimoodi, et sa kuuled oma häält, kõrvad peavad kuulma ja kui sa siia koputad, siis tekib siia see vibratsioon, siin läheb energeetika käima, sa aktiveerid oma hinge, sa aktiveerid oma seda kõritsakrat ja sa
sellega sa sisestad iseendale seda usku, et sa tuled toime ja sa saad hakkama kõige selle olukorraga. Ja teine lause siis oli mina otsustan ja mina vastutan, ehk siis sa annad endale vastutuse tagasi, et kui sa midagi otsustad, siis sina ka vastutad, on ju, ja ükskõik mida sa teed, sina vastutad ja sina saad alati otsustada, ehk sellega sa sisestad samamoodi iseendasse. Ja kõik see tõi mind tegelikult väga kiiresti nagu liikuma, et täie tahtejõuga tehes kuskil kuu ajaga ma sain sellisesse kohta, et ma ei kõndinud enam seinanajal, mu pearinglused olid läinud ja ma sain vaikselt hakata sööma juba sööki, tavapärast toitu jälle, ehk siis kartulit ja kastet ja salatit ja sihukest asja. Et see toitumise muutmine tuli mul hiljem. Et kui sa oled nagu väga hullus seisus ehk väga sites seisus nagu emotsionaalselt, siis sul ei ole võimalik oma toitumist muuta. Sest et see toit, mida sa sööd sellel hetkel nagu natukenegi toidab sinu emotsioone. Sa võid võib-olla mingisuguse väikese nihke teha, aga muuta jah, ei ole võimalik, sest et see tekitab sinusse veel rohkem seda stressi. Et jah, ainult kommisöömisega muidugi ka ei tule välja, et seal on sellised erinevad tahud. Lihtsalt vaatan nagu enda kogemusest jälle, et kui keha on nagu väga-väga tugevas häireseisundis, siis võib-olla, et see suhkur, mida sa sööd, ongi tol hetkel päästja. Et mina alustaks ikkagi mõlema asjaga koos tegutsemist, ehk et hakkaks mentaalselt kõigepealt ja siis hakkaks toitumise osa vaatama. Mõtlen, kas on veel midagi vaja sulle siia tuua või? Kindlasti sul võib tekkida hästi palju küsimusi, aga kõiki küsimusi ei saagi sinu eest ära vastata, sest et igaüks on mingis osas on nagu mingisuguses erinevas seisus, kuigi põhipoint on sama, et lihtsalt ära on kaotatud ühendus iseendaga. Ja lihtsalt see tuleb taastada. Et igaüks saab seda omamoodi teha. Täpselt nii, nagu temal see tunne on. Aga oluline on see, et mida kiiremini sa paremas seisundisse saad, seda kiiremini sul tulevad lahendused. Et no pressure. Ja, aga see kõik on lahendatav lihtsalt sel hetkel, kui sa oled kõige madalamas kohas, kõige raskemas kohas, siis tundub, et see on nagu maailma lõpp. Ma loodan, et sellest videost oli sulle abi. Kui sa seda oled kuulanud, et siis paku iseendale väikseid killukesi. Sa ei pea midagi suurelt muutma, sest et kui sulle öeldakse, et sul on vaja ära muuta oma elu, siis sa jooksed lihtsalt kokku, sellepärast et see kõike tundub liiga palju ja see on liiga suur muutus. Ja alustagi väiksest, et valigi siis see, et sa võtad õhtul selle pool tunnikest endale ja jood tassi teed või lähed jalutama või praegu on ju suvi kohe algamas, et soojad ilmad juba käivad, et sa lähedki ja jalutad ja hingad ja vaatad maailma ja õpid uuesti eluvärve nägema. Ja need ei ole sellised suured asjad, mida kohta sa saad öelda, et ei, see ei ole mitte kuidagi võimalik. Ja jah, igasugused rannamõnud ja veemõnud ja metsas käigud ja kõik võimalused, mis sulle tulevad. Et loodusega kontakti saamine on üks parimaid asju, mida sa teha saad. Sest et loodus toetab sind alati. Ja kui sa oled veidikenegi maausku, siis sa saad alati maaema käest abi paluda ja sa saad puudelt abi paluda, sa saad toetada vastu puud või istuda maha selg vastu puud. Lihtsalt paluda abi, et näiteks sa lähed kuskile männimetsa või kuusemetsa või et sa palud, et kallis mänd või kallis kuusk, et palun võta ära
et palun võta vastu minu valu ja vii see maa sisse näiteks, et maaema saaks selle armastuseks muuta. Ja sa tegelikult tunned muutust. Ma ei räägiks seda mulle, kui ma ei oleks ise seda ära katsetanud. Üsna hiljuti veel, jah, see oli isegi selle nädala alguses. Ma sain aru, et mul on mingisugune teema aktiivselt üleval ja ma kuidagi ei saanud sellele nagu näppu peale, et kus see juur on või mis see täpselt on. Ja noh, minul käivad vaimud minuga rääkimas. Mina suhtlen nendega ja minu isa vaim siis tuli minu juurde ja ta ütles mulle, mida teha. Ja ma tegelikult kartsin üksi sinna metsa minna, sest et talvel oli nagu hea, aga suvel on seal suht võsa ja ma tean, et siin lähedal liigub ringi üks karu. Ja siis ma otsustasin, et ma ikkagi lähen. Ja ma pidin leidma sealt metsast ühe puu, mille vastu toetada ja mulle öeldi sõnad, mida ma tegema pean. Et sa ei tohi nüüd selle jutu peale mõelda, et kuule, aga näed, sinuga suheldakse ja sina saad aru ja see on see, et lähed tunde järgi, sina teed tunde järgi, kui sul ei ole sellist suhtlust, siis sina lähed lihtsalt tunde järgi, valid selle puu, mis sulle meeldib. Mina läksin selle järgi, ma teadsin, et peab olema suur jäme puu ja ma tundsin selle puu ära ja läksin, toetasin sinna vastu ja tegin seda, mida mulle juhatati. Aga tegelikult väga tihti ma teen ilma juhatuseta, sest ma teen nii, et mul tuleb tunne lihtsalt, et ma lähen metsa ja ma pean nii ja nii tegema. Mul on vaja sinna visata kuskile pikali ja pikutada ja maaga rääkida või mis iganes. Igal juhul ma tegin seda ära ja ma tegelikult kogesin seal metsas väga-väga tugevalt oma hirmu. Ma nägin endas sellist tohutut hirmuplahvatust, aga ma otsustasin, et ma ei jookse mitte kuhugi, vaid ma jään sinna puu juurde ja hingan. Ja siis ma kogesin seda hirmu veel tugevamalt ja ma otsustasin, et okei, mis see hirm siis on. Ja ma nagu läksin selle hirmu sisse ja ma nii meeletult kartsin ja sealt tuli välja ainult selline lause, et ma kardan elada. Ja see on tulnud kuskilt lapsepõlvest. See koht tuli mulle ülesse. Kui ma olin selle koha ära näinud, siis tundsin, kuidas hirm hakkab lahustama ja siis tuli välja veel teine koht. Et ma kardan, et mind nähakse. Ja see on teema olnud, miks mina ei ole valinud olla selgeltnägijana või tervendajana nii suuresti nähtav, sest mul on olnud meeletu hirm. Ja see on ka tulnud lapsepõlvest, ma nägin ära need põhjused, mis siis juhtus, on ju. Ja see oli seotud siis minu siia sünniga, kus ma tegelikult tundsin, et ma ei ole oodatud. Ja ma ei ole armastatud. Aga see oli minu tunne. Täna ma tean, et tegelikult minu isa väga ootas mind siia. Ja ta on terve elu mind saatnud. Hingena just, hingetasandil on kogu aeg olnud ta minuga. Ja kui ma need kohad ära nägin, see tuli üles, siis hirm kadus. Ja ma tänasin seda puud, seekord oli see suur vana jäme kuusk. Tavaliselt on mänd minu puu, kelle juures ma käin, aga seekord oli kuusk. Ma tänasin kuuske ja ma veel korraks läksin jalutasin oja äärde. Sest et vesi puhastab, et voolav vesi puhastab, et kui sul on võimalus käia kuskil ujumas või lihtsalt istumas voolava vee ääres, siis see on väga tervendav. Kui ma olen nüüd rääkinud üle 30 minuti juba, et see videot ma ei tahaks pikemaks lasta, et kui sa tahad minuga kontakti saada, siis minul on Facebooki leht Karin Kai valguse puudutus ja mul on ka koduleht karinkai.ee. Et mõlema lehe peal on informatsioon, kuidas saab minuga kontakti. Ja kui sa soovid minu vastuvõtule tulla või online sessiooni, siis sa saad mulle aja broneerimiseks helistada või siis kirjutada karin@karinkai.ee. Et
et ma panen need kontaktid ja selle informatsiooni kõik siia alla ka ja kasuta kõike seda infot, mis ma siin jagasin, iseenda parimaks hüvanguks, et luba endal terveneda ja tead, et rasketest kohtadest on ka võimalik välja tulla. Lihtsalt sul on vaja seda tahtmist, et sa tahad paremat elu elada teistmoodi. Aga mõnusat suve sulle. Tšau, tšau!